Selles videos näitan teile, kuidas valmistada jesmoniidist doosi, mis on kaunistatud looduslike kivikestega. Komplektis on olemas kõik täpsed kogused vedelikku ja pulbrit. Vedeliku hulka segage pulber ja segage see hoolikalt läbi, et ei jääks sisse tükke ega liiga palju õhumulje. Seejärel, kui on segatud, lisage pigment, maksimaalselt kuskil 10 tilka. Ärge segage täiesti ühtlaseks, kui soovite marmorefekti, siis jäävad sellised kenad triibud. Hakake valama massi vormi sisse, valage vähehaaval ja aidake natukene sellel massil vormi alla vajuda, kergitades seda vormi ühele ja teisele küljele. Ja valage kogu aeg vähehaaval järjest juurde ja aidake sellel massil siis vormi kõik kohad täita. Aeg-ajalt tuleks ka vormi koputada, et tekkinud õhumullikesed sealt seest välja saada, võib niimoodi koputada ja raputada. Vaadake, et välja ei pigista massi, olge ettevaatlik. Ja selle doosi vormi sees olenemata, kas ta on niisugune triibuline või sile, kipuvad sinna üles äärtega õhumullid jääma, et hambaorgiga saab need hästi välja nokkida. Ülejäänud mass valage kaanevormi sisse, kõik kraapige sealt topsi seest välja ja kui olete selle massi kaanevormile saanud, siis kallutage seda kaanevormi, et kõik saaks ühtlaselt täidetud. Kaanevorm ei tohi ääreni täis saada, sest sinna tuleb veel ka kivikesed lisada. Laske sellel kuskil 5 minutit seista, mitte rohkem. Ja seejärel hakake lisama kivikesi. Kivikesi võite julgelt lisada, igale poole puistada, et saaks ühtlaselt kaetud või soovite äkki mingi mustri tekitada, et see on teie enda valik. Kõik kivikesed võite julgelt sinna ära panna, aeg-ajalt natuke patsutades, et nad kõvemini kinni jääks. Kui vormid on nüüd 40 minutit seisnud, siis võib neid hakata avama. Avage ettevaatlikult külgedelt ja seejärel tõmmake siis ese ettevaatlikult vormist välja. Jääb selline ilus kaas. Kui hakkate avama doosi, siis sellega on natuke rohkem tegemist. Hakkate ettevaatlikult ääri lahti tõmbama, ümbert ringi, et kogu ring saaks avatud ja seejärel hakkate seda vormi selle eseme ümbert siis alla keerama, nii et saate selle sealt nagu mütsikese ümbert ära tõmmata. Et sellega on natukene rohkem pusimist, aga ta tuleb sealt kenasti lahti. Et sikutage julgelt, ärge liiga kõvasti suruge. Tuleb selline ilus sile tulemus, õhumulje ka ei jäänud, sorkisime kõik ilusti hambatikuga välja ja kaas peale ja ongi valmis.